Tere taas tulemast Ortonumi aiapäeviku lehele. Mul on nii hea meel sind siin näha ja kui sina ka praegu mõtled, et ei tea, et kas nüüd oleks õige aeg oma taliküüslauk üles võtta, et kas küüslauk on valmis, siis sa oled täiesti õiges kohas, sellepärast et mina ka just praegu tulin siia, võtsin oma hargi kaasa selle mõttega, et ma vaatan, et kas nüüd oleks õige aeg nad kõik ikkagi üles võtta, sellepärast et praegu on nüüd tulemas ka mõned natukene kuivemad ilmad, et siis ma saan ta tegelikult ka varjulises kohas ilusti ühe korraga ära kuivatada ikka selleks, et ta mul läbi talve ilusti säiliks ja veaks jällegi järgmise värske saagini välja. Paraku on niimoodi, et sellist ühte kuupäeva meil ei ole. Noh, nii on, et iga sort on erinev kõigepealt, muld on ka erinev, et natukene mõjutab see ka, et kas see lõimis on pigem liivasem või savisem ja loomulikult ilm. Ja ega ei aitagi muud, kui tuleb lihtsalt sellele taimele otsa vaadata, võtta prooviks paar taime ja siis otsustada, et kas nüüd on õige aeg. Ja mina teen sedasama asja täna. Ja eks kõige suurem eeldus selleks, et meil kasvaksid ilusad suured küüned sinna alla, on see, et juba vahetult enne jaanipäeva või jaanipäeva paiku tuleks siis need nii-öelda õisikud ära võtta. Ja tegelikult ega küüslauk ei õitse, vaid siia sisse tulevad sigisibulad ja sa võid tegelikult ka nendest väikestest sigisibulatest endale uued küüslaugud kasvatada, et see on tegelikult tore ettevõtmine, see võtab paar aastat aega. Mõned alati jätan ikkagi alles sellepärast, et ka see aitab mul otsustada, kas oleks vaja terve peenar üles võtta, et muidugi enamus on mul nad ära murtud ja siin on näha ka, et see murdumise koht on juba kollakaks tõmbunud, et taim on hakanud ise nagu vaikselt oma kasvu lõpetama ja lehtedel on ka natukene sellist kollasust. Ja kui ma siia nüüd päris alla lähen, siis mind huvitab see, missugune on selle küüslaugu kõige alumine leht. Ja kui see on juba tagasi kuivanud ja ka alt järgmine leht on hakanud kolletuma, siis on aeg need esimesed prooviküüslaugud juba võtta. Ja ka rääkides veel nende õisikute äravõtmisest on see, et ma paar tükki jätan nagu võtmata, aga kohe, kui me seda ka teeme, me näeme, et need, millel on jäänud see nii-öelda õisik sigisibulatega taime külge kasvama, nende küüned ja kogu see küüslauk ise on nagu palju väiksem. Nii et ma tõmban nad siit üles. Tänavu on selline asi, et ega ma sellist väga suurt saaki ei looda, sellepärast et siin vihmadega oli see muld liiga märg ja minul on siin selline savikas muld, mida ma olen küll aja jooksul väga palju parandanud, aga siin on veel pikk tee minna. Ta on selline poolkaevamisvaba mul samuti, milleni ma ikkagi jõudsin päris mitme aasta jooksul alles siis, kui ma olin kõik juurumbrahud välja rohinud ja siis ma olen siia lihtsalt väga järjepidevalt komposti ja lehti sügisel peale pannud ja siis see muld on siin oluliselt paranenud. Aga küüslaugule ta selline päris ideaalne veel ei ole. Aga ma võtsin siit prooviks ka ühe ülesse, et siin on nüüd kõige alumisem leht on täitsa kadunud, siis see alumine leht on selline tagasi kuivanud ja altpoolt järgmine leht on tõmmanud ka kollaseks, mis näitab mulle, et tegelikult võiks nad üles võtta. Ja ülesvõtmisega oled sa siis juba hiljaks jäänud, kui kogu see pealne on pruun. Sa ei saa seda siit lihtsalt tervena enam kätte ja siis võivad üksikud küüned jääda ka siia mulda sisse, aga kuna see on taliküüslauk, siis sellest pole midagi. Järgmine kevad sa jällegi näed, et nad on oma ninad välja pistnud. Ja miks on vaja seda nagu ajastada ja miks see nii tähtis on, et oma taliküüslaugu õigel ajal üles võtad, on see, et meil on vaja ju säilivust. Et nüüd, kui ma ta üles võtan, siis ma kuivatan ta ära, aga hiljaks oled sa jäänud siis, kui ta on siit kohast ennast lahti löönud ja kui sa ta välja tõmbad ja kõik küüned on juba eraldi, siis on juba natukene jama. Aga see ei tähenda, et sinu saak on hukas, sellepärast et sa saad ka need küüned ikkagi ära puhastada ja säilitada neid kuidagi teistmoodi, et kas kohe ära tükeldada, panna ta purustatuna sügavkülma või kohe marineerida, et selles mõttes sa saad seda küüslaugu ikkagi kasutada, aga kuivatamisest ei ole enam nii palju abi, et ta siis nii-öelda küüslaugu küünena sul kuskil sahvris kevadeni säiliks. Ja selles mõttes jah, et kuna see suvi oli nats selline ebasoodne võib-olla see aasta küüslaugu jaoks, siis ta ongi natukene väiksem, aga sellest pole midagi, et see on minu küüslauk ja minu jaoks on selle küüslaugu kasvatamine selline nagu järjepidevuse märk,
et kui midagi muud ei ole ja miski võib ebaõnnestuda, siis meie enda kodune küüslauk on meil alati olemas. Ja eks meil meeldib siin kaasaga naljatada ka, et see on täiesti maksuvaba ja mitte keegi ei saa mulle seda keelata, et mul on see oma värske krehvtine küüslauk kõik toitude sisse panna. Ja kui ma seda õisikust siin vaatan ka, et kui nad algusel taimele tekivad, siis nad on sellised nagu notsusabad, nagu krussis ja keerdus. Aga kui see küüslauk hakkab oma kasvu ikkagi lõpetama ja ta rohkem enam alla midagi juurde ei tee ja tuleb aeg teda üles võtta, siis õisiku varrs nii-öelda muutub nagu sirgeks ja mingi hetk on nad nagu pulksirgelt püsti nagu sõdurid. Ja siis on ka viimane aeg tegelikult kogu seesama sats ilusti üles võtta. Ja mis ma veel võib-olla näiteks küüslaugu kohta on see, et minu isa noomis mind paar suve tagasi, et ma ikkagi kõike ei teinud õigesti, kui ta vaatas minu Facebooki videoid. Ja kui sa oled ka näiteks turul käinud ja sa oled vaadanud, et nende talunike üles võetud küüslauk, et see on selline puhas ja ilus ja valge või mõnikord on ta sinaka tooniga, aga ta on hästi puhas ja ta ei ole mullane, siis see ei ole pestud puhtaks. Tegelikult sa ei tohiks üldse seda üles võetud värsket küüslauka enam märjaks teha. Ja siis minu isa noomis mind ja saatis mulle video, mida ta ei lubanud mul vist postitada, aga sisuliselt, mida nad teevad, sest temal on ka oma küüslaugupõld, on see, et nad tõmbavad küüslaugul naha üle kõrvade. Et praegu ta on nii värske, seda veel saab teha. Ja siis sa lihtsalt tõmbad selle kõige alumise lehega koos, no see leht, mis veel on selline natukene rohtsam, tõmbad ta siit üle kõrvade ja niimoodi tuleb kogu see mullane osa maha ja siis ta lõikab veel selle juure ka siit ära ja siis on sellised ilusad puhtad küüslaugud. Et tee sina ka nii, et pigem võta siit üks kiht seda keste maha, aga ära kindlasti neid enam märjaks tee. Nii et see vist oligi enamus sellised asjad, mida silmas pidada, et muidugi võiks ilma ka vaadata, et nad ei jääks enam vihma kätte. Et kui nad on sellised praegu, siis praegu ongi nad aeg üles võtta, et kui sa näed, et vihmad on tulemas, siis pigem võtta ta ikkagi üles, aga leia see kuivem ja parema tuulutusega koht, kus ta ära kuivatada. Et kui sa jätad ta nüüd vihmade kätte siia peenrasse ja kui peaks jälle tulema selline vihm, et meil on nagu peenra vahed märjad, siis ta põhimõtteliselt võid paari päevaga siit lahti lüüa need küüned ja siis on jällegi rohkem jama, kui asi väärt on. Ja sellisena ma panen ta kuivama ja kui nüüd see rohtne osa ka nagu tõmbab täiesti tagasi, siis ma lõikan ta parajaks ja panengi ilusti oma sahvrisse. Nii et ma loodan, et sa said ka siit julgustust juurde ja eks sa vaatad ka omad taliküüslauku natukene teise pilguga. Toredat aiapidamist!